Tervist, kallis Youtube'i kanali jälgija ja tere ka teile tellijatele kõigile ja suur aitäh teile kanali toetajad ehk siis klubi liikmed, et te kõik olemas olete. Meil on täna hästi vahva külaline Julia Koppel-Kase. Tere, Julia! Tere! Ja enne kui ma siis jällegi nii nagu tavaliselt annan mikrofoni Julia kätte, siis mina sain Juliaga tuttavaks läbi Kalmer Kase. Kui te nüüd mäletate, siis tema rääkis konstellatsioonist ja tema teeb hästi vahvaid konstellatsioonikoolitusi. Ja ma panen kuhugi kommentaaridesse ka selle video Kalmeri kohta, et siis Kalmer ütles, et tal on hästi vahva abikaasa, kes tegeleb ka tal nagu parema käega, on abiliseks talle, aga Julial on ka väga vahva asi, millega ta ise tegeleb. Ja mina tahtsin väga, et Julia tuleks ja räägiks meile, millega ta tegeleb ja samas loomulikult ka ikka, kui on numbrite keelega tegemist, siis Julia edukuse kood on siis 87748. Ja nüüd tutvume kõik koos Juliaga, seepärast et me natukene põgusalt rääkisime Juliaga, aga ma ei lasknud tal palju rääkida, seepärast et tal olid nii väga huvitavad juba algusjutud, et ma ütlesin, et räägi meile kõigile. Et siis vaatame, kuidas need numbrid teda on siis toetanud ja Julia ütles ka, et tal on elus kogu aeg jooksnud läbi number 4 ja number 10, ütlesid niimoodi, eks ju, Julia? Mhm. Jah, ja siis edukuse koodis siis on ka number 4, aga kallis Julia, aitäh, et sa tulid siia. Räägi, kes sa oled, millega sa tegeled ja kuidas sa jõudsid sinna, millega sa praegu tegeled? Hetkel mind kõige rohkem huvitab joonistamine. Mm. Mul on terve elu tegelikult joonistunud, üritanud midagi, aga ma ei arvanud, see on päris eriala, Mhm. sest kuidagi on lapsepõlves on nii olnud, et siis ei olnud nagu kunstnikud väga populaarsed ja need ei teeninud raha ju. Sellepärast see oli minu jaoks nagu tabu. Mm. Rohkem nagu arvasin, et see on hobi, aga hetkel tahaks nagu sellest mm, seda teha päris erialaks enda jaoks. Mhm. Ma olen varem tegelenud ka loominguliste erialadega. Alustasin moekunstnikuna. 8 aastat olen töötanud Protenis, kui äkki keegi teab sellist firmat. Ja, mina tean. Tulin otse tehnikumist sinna ja võeti kohe vastu ja tegelikult mul on minu soovid on läinud täide. Mhm. Mis ma olen tahtnud, ma olen seda enam-vähem saavutanud. Mhm. Nii. aga Protenis, mis sa tegid Protenis? Ma tegin need prototüübid, need mudelid, millest tehti masstoodangut lõpuks. Mhm. Ja siis tegin lõikeid, siis oli veel kõik käsitsi. Ei olnud veel arvutit, ma kõik paberid lõikusin seal, et teha need lõiked valmis. Mhm. Erinevad suurused paljundasin. aga siis sa juba hobi korras ka joonistasid või joonestasid või maalisid või ei Joonistamine teinudki? oli alati, siis kui ma õppisin, siis seal oli ka üks osa, kus me pidime joonistama või graafikat tegema, see kõik nende erialadega käib kaasas Mhm. joonistamine. Mhm. Siis mul hakkas natukene igav seal, sest masstoodang on ikkagi, ei ole ikkagi päris see, mis ma oleks tahtnud. Mhm. Seal hakkas lihtsalt, ma selle 8 aasta jooksul tegin kõikvõimalikud variandid valmis, mis masstoodangu jaoks on võimalikud ja lihtsalt mu areng ei läinud enam edasi. Mhm. Siis ma juba sel ajal, kui ma töötasin, käisin veel, õppisin sisearhitektuuri ja mul jälle vedas, et ma sattusin sellisesse meeskonda, kus tehti Keila ja Lossiga seonduvaid projekti. Mhm. Ma sain seda kõrvalhoonet. Keila joa külaliste maja oli minu diplomitöö ja pärast ma tegin selle projekti lõpuni. Kuigi vahepeal see nagu peatati see restaureerimine, aga lõpuks saadi ikkagi valmis seda. Seal ma olin 5 aastat. See firma, see oli see Allan Struss arhitektibüroo. Mhm. Seal oli palju restaureerimisprojekte ja vanad asjad huvitavad mind. Mul on endal ka kodus mööbel, mis on
vanaaegne. Mhm. Väga huvitav. Ma natukene ma kuulan kogu aeg kõrv kikis, tead sind selles suhtes, et sul on hämmastavalt huvitav see edukuse kood. Julia ütles mulle ka enne, et ta on numeroloogiast huvitatud olnud ja siis sul on see 8, 7, 7, 4, 8, kaks seitset, mis viitavad sellele, et sa oled tegelikult selline naine, kes tahab vaheldust saada. sul ei tohi nagu igavaks minna, aga 4 ja 2 × 8 viitavad sellele, et sa, kui midagi teed, sa teed väga põhjalikult ja sa vastutad selle eest, mida sa teed. ja praegu nii huvitavalt tuli välja, et see prottennis on ju tegid, siis sul hakkas igav, sellepärast et number 7 energia ajab sind jooksma nagu selline, et no nii, see on nüüd läbitud, nüüd lähen edasi. ja siis see, mis sa ütlesid, et see projekt on ju see arhitektuur, see viitab sellele, et number 4 ja 8 annavad sulle selle võime, et sa keskendud, sa süvened ja number 4 ja 8 mõlemad näevad mitu sammu nagu ette ja muidugi, kui me nüüd läheme juba sinna, et intuitsioon on sul, peaks olema ka megatugev, seepärast et 2, 7 ja 4, siis need annavad seda, et sa näed natukene rohkem ja sügavamale kui näiteks mingi mitte neid numbreid omavad inimesed. et hästi huvitav, et see, kuidas sa nagu oled kuskil, sa panustad oma energia ja siis jälle nagu sul on vaja edasi liikuda. no et ongi, mul saab mingi periood läbi, see lihtsalt oli nagu ära lõigatud, ma isegi endale enam ei õmmeldud midagi. siis, kui see Brotoni aeg läbi sai, lihtsalt lõigati ära, see ju rohkem ei taha sellega tegeleda, järgmine etapp. ja, nüüd on enam-vähem sama asi. ja väga huvitav, mis sealt sellest arhitektuurist edasi sai siis, mis siis järgi tuli edasi? ei no ma olin seal 5 aastat ja siis ma hakkasin kodus ise projekte tegema, kus mul oli üks inimene, kelle kaudu ma sain neid projekte ja siis ma tegin. Mhm. Need olid siis ka arhitektuuriga seotud? ja. Mhm. No, mul on olnud nii sisearhitekt kui arhitekti abi, lihtsalt ta ütles, mis ma pean täpselt tegema nagu tehnik. Mhm. Et Väga mul ei ole huvitav. sellist haridust, et arhitekt olla, et ma pidin ikka kellegi kaudu tegema seda. See on aga väga-väga huvitav selles suhtes, et kui ma vaatan jälle edukuse koodis, see keskel on 7, mis viitab siis ametite peale ja see näitabki seda, et see nagu peaks olema projektipõhine. ehk siis sa tead, millal see nagu hakkab ja millal see lõpeb, sest see ei tohi igavaks sinu jaoks minna. ja see täpselt nagu ütlebki sulle, näed, et noh, sa ütledki, et mingi asi lõppes ära, siis tuli uus ja see ka on nagu niimoodi, et tükk on valmis, nii järgmine, tükk on valmis, järgmine ja see, kus sa nüüd praegu oled, see maalimised ja muud asjad, see on ju ka totaalne intuitsiooni kasutamine, looming, kõik muud asjad ja siis saad ka selle valmis. nii, järgmine mõte on ju, aga liigu nüüd sealt edasi vaikselt, kuidas see sinu maalimine ja kuidas sa sinna nagu jõudsid, et mis selleks sul pidi läbi elama sealt arhitektuurist, et see on huvitav teekond arvatavasti. tegelikult ma hakkasin joonistama siis, kui mu pere läks lõhki. Mhm. mu abikaasa läks minu juurest ära. nii. ja siis mul tekkis midagi, siis ma pidin välja elama seda valu, mis minus oli. Mhm. Esimesed joonistused on nagu kohe näha, et see negatiivne energia, see valu, mis nendes on. Mhm. kui keegi vaatab minu loobingut seal Facebookis, on võimalik vaadata need esimesi maale ka, Mhm. mis no mitte päris esimesed nad ei olnud, vaid nad selle perioodi alguses olid. Mhm. aastal 2012 ma Mhm. alustasin nagu rohkem joonistama Mhm. hakkasin. millega sa joonistad või millega sa joonistasid siis? algul mul oli see lemmikuks oli pastellpliiatsid olid lemmikud. Mhm. nüüd on mul rohkem akrüül kas, ja pildid lähevad aina suuremaks ja lõuendi peal. kas, kas see kurbus on kadunud, et mis su Facebooki grupp muuseas on, kus kohas saab vaadata seda? Julia Koppel Art Gallery nagu okei okay., inglise keeles. ma kirjutan selle Julia siia. Koppel Kase, jah ennem oli Koppel ja nüüd on Koppel Kase. ja koppelkase. jah. ma panen selle pärast siia kommentaaridesse ka, et täpsemalt näha, et aga nii huvitav, et selles suhtes, et kas sa koolis õppisid ka seda või see on kuidagi sinu seest tulnud, et sa oled tahtnud nagu joonistada või oled joonistanud kuidagi nagu kogu elu? no lapsepõlves on mul olnud juba, et ma joonistasin lihtsalt kodus niisama. ega ma kuskil ei käinud, ma käisin vist pool aastat, käisin Pioneeride maja oli vanasti see, kus on ja, Hanutia ja huvikool praegu. seal ja. ma käisin pool aastat ja joonistasin, aga Mhm. siis ma olin nii kinnine
lapsed, mul oli kergem ise kodus midagi nokitseda, kui kuskil käia, et ma väga trennides ei ole käinud ja kuskil ringides, sest mul oli endaga parem. see on nii huvitav. ma tahan natukene siin seda valgustada, ma võtan väikse tüki sinu sünnipäevast. ehk siis Julia on sündinud 17. päeval ja ma ütlesin Juliale ka, et nii huvitav, et tegelikult sa peaksid olema nagu väljapaistev, sa pead olema nagu selline staar või täht. mul on endal ka üks poegadest on 17, tema on noh, ikkagi ta on teistsugune, aga naised 17. päeval on tavaliselt selline välja, kõik välja, kogu selline energia. Ja siis, kui Julia ütleski, et temale meeldib rohkem nagu üksinda olla, mitte üksinda olla, see on võib-olla valesti öeldud, aga et nokitseda, vaata nii nagu sa ütlesidki, et kogu oma selle maalimise joonistamisega sa oledki ennast nagu välja elanud, et seda kaudu sa nagu tood ennast siis nagu nähtavale. arvatavasti, et see on sinu selline mingi turva nagu koht, kus kohas sa saad nagu toimetada. ei, see lapsepõlves ma olin väga kinnine, ma arenesin. varem ma ei suutnud isegi nagu koolis esineda, nagu lihtsalt tunnis ei saa, suutnud rääkida, mul nagu tekkis mingi kramp. Mm-hmm. ma olen sellega palju tööd teinud, No näha sellega on. esineda. Ja selles suhtes, et siin sa ju oled, on ju, et ei karda nagu väga. No muidugi väike selline pabin võib-olla, kuna Julia ütles, et ta teeb elus esimest korda seda, nii et ei ole midagi, pärast hakkab nii meeldima, et hakkad tegema oma Youtube'i kanalil kogu aeg neid videoid, usu mind. ei no mul on natukene tehtud, aga kui keegi vaatab, see oli ju nii kohmetu. et aga ma pidin ületama seda, ma olen selline inimene, kes peab ületama mingeid raskusi kogu aeg. aga tead, millest see tuleb? sa vaata numeroloogiliselt ka ennast ju oled uurinud, siis on need 2 7 näiteks siin edukuse koodis, need on baasnumbrid, mis inimestel lahti tulevad, siis 7 on niimoodi, nad arenevad alati läbi enda tekitatud kriiside. ja kui tuleb väljaspoolt kriisid, siis okei, ta laheneb alati ära, lahendab ära, ta on väga hea nagu kriisi lahendaja. aga kui sul on elu selline nagu üksluine, siis sa tekitad ise päevas võib-olla 5 kriisi endale. noh, seda sa peadki. mu see rutiin ajab mind hulluks. kogu aeg üks ja seesama, siis ma olen lollik. mu vanaema isegi rääkis, miks sa valid nii keerulised erialad. ma ütlesin, muidu mul hakkab pigav, ma ei saa üksuiselt asju teha. no vot, selles suhtes väga vinge, aga lähme sealt nüüd edasi, et kui sa kogu aeg oledki nagu tegelenud ikkagi juba lapsepõlvest joonistamisega ja nii edasi, siis sa olid seal Brottenis, siis sa olid arhitektuuris ja nüüd siis Facebooki lehele ka kindlasti lähme piilume sinu neid natukene kurvemaid maale ja kuidas sa sealt oled nagu suuremaks läinud. ja sa ütlesid koguseliselt ka, et maalid lähevad suuremaks, nagu ma aru saan, eks ju. Viimane teema on mul ikoonid. Oo, aga räägi siis sellest, et kuidas sa nüüd nagu sinna nüüd oled jõudnud peale seda kõike, et mis sind on sinna viinud no ma avastasin, et mul on tegelikult see kanal olemas. mm? -hmm. religioosne kanal mingi, kust tulevad need ideed ja see esimene ikoon, mis ma joonistasin. ei, see oli teine vist, teine oli see, et ma tundsin, kuidas see energia läheb. Mm mul -hmm. täitsa tulid pisarad juba ette, Mm sellepärast et mingi kanal läbi minu tuleb, -hmm. kui ma joonistan. kas, kus sa selle mõtte saad või kas see tuleb ka kuidagi nagu läbi kanali mingi, sa lihtsalt võtad nagu värvid ja võtad pintsli ja sa hakkad maalima ja see info tuleb sulle kuskilt, mida sa teed? nii ma ei oska, ma kõigepealt pean leidma, no mul on mingi idee ja siis ma pean leidma prototüüp, millest ma Mm joonistan. ja ma -hmm. ei oska päris nii, et pealt kohe kõik panen silmad kinni ja joonistan. ja ma selline, võib-olla no oskan. nii, täna teeme siit niimoodi. ei, ma ikka vaatan enne, mis ma hakkan joonistama, aga tuleb hoopis midagi muud kui see jah. pilt. ma panen mingit nagu mosaiiki, panen kokku siit üks asi, teiselt kohast teine asi ja vaatan täpselt neid detaile. algul mul on vaja, aga siis hakkab juba jooksma, juba iseenesest joonistan lõpuks. Mhm. siis ei okei, ole vaja enam vaadata. aga siis, kui sa oled nüüd neid niimoodi maalinud, et siis sul on ju neid rohkem kui üks, eks ju, seal kodus juba, ma kujutan ette, et jah, mis sa oled nendega teinud, et kas sa oled neid kinkinud või sa oled neid, ma ei tea, näitusi teinud või mida iganes. noh, et ühe korra olen teinud näitust küll, aga see oli nii ammu ja Saue päevakeskuses
ei olnud mingis suures kohas, kuigi tahaks mingis suuremas kohas nagu teha näitust, aga kuidagi ei ole jõudnud sinnani veel. mm.? palju sul on neid kodus? Päris palju, mul on osad kapis seisavad, sest mul ei ole igal pool, mul ei ole kuskile neid panna, liiga palju on. Mm-hmm. Aga ma samas ei suuda neid müüa, ma olen paar tükki müünud ja mul on nii kahju nendest, nagu oleks tükki endast ära andnud. oi. Sellepärast mul tuligi idee, et need saab kuidagi kopeerida. Mm-hmm. mida sa selle all mõtled kopeerida? Koopiat saab teha, printida. okei, et siis sul on nagu originaalne enda maal ja siis Mhm. seda siis saab kopeerida. räägi sellest, mina ei tea sellest mitte midagi, nii et räägi, mis asi, mida see tähendab? Need ikoonid on mul päris skaneeritud nagu, et need saab üks-ühele printida. Mm-hmm. Teised on mul nagu võib-olla natukene kehvema kvaliteediga, ma tahaks saada paremaks, et mul oleks tegelikult vaja kas fotograafi või siis tuleb skännida need jälle, Mm-hmm. et oleks väga hea kvaliteet. Aga samas ma teen ka suveniire, kuhu peale prindid, siin ei ole nii suurt, nii head kvaliteeti vaja. Näiteks kotid, Mm-hmm. kottide seeria on mul, mida ma üritan müüa, aga kuidagi ei ole õnnestunud. Mul on endal paar kotti, mis ma olen seda prototüüpi endale lasknud teha okei. valmis. kas sul on nad kuskil seal lähedal ka või ei ole? Oi, ma pean siis minema alla. Ma ei tulnud selle peale, et ma pean neid siis tooma. ei, sellest ei ole mitte midagi, et see oleks nagu, seda oleks päris kihvt vaadata. aga Julia, aga näita, mis asjad sul on, siis sa ütlesid, et sa nagu prindid, eks ju, oma originaalidest ja sa prindid neid kuhugi. nagu sa ütlesidki, mingid materjalid, asjad, näita mingeid esemeid, mingeid asju, kuhu kohta või mida sa teed, et see on nagu minu jaoks täiesti Ameerika praegu, mis sa räägid. et, Ja. mis sul on valikus, mida sa siis prindid neid, näita mulle, näita Näiteks meile. minu isiklik lemmik on mobiilikott, see on hästi väike, täpselt telefon mahub ja rahakoti sisse. Mm-hmm. Siis saab veel lahti teha, siin on veel kaarditasku. näita natuke paremini valguse poole, ei natukene, ei näinud väga. ja see, tee lahti. Siin on veel need Nüüd. kaardid, siis ja. sees on veel mitu osa, kus saab panna asju. oo, kui kihvt. siin on lahti kinni saab panna. no mega huvitav. Jah. Siis, kui ei ole midagi suurt vaja kaasa võtta, eriti reisil on väga mugav see. Mm-hmm. aga seda saab siis panna niimoodi, niimoodi üle õla on ju endale. üle õla, jah. ja, Niimoodi. Aga ja väga lahe, uskumatu. ma näen, et seda saab pikemaks ka veel teha, et ma olen pannud tähele, jah, et see saab. on see reguleeritav ka. ja, väga huvitav. aga sul on ainult siis üks selline või sul on neid mitu erinevat versiooni? mul on hästi palju erinevaid kotte. seljakotid näiteks, mul on endal ka selline seljakott, on näha. on väga, oota, hoia seda natukene. väga kihvt, väga lahe. jah, Need variante on väga palju. kus kohas neid on väga palju, sul kodus kuskil sahtlis või? Need on ainult prototüübid, mis ma endale lasin, mis mu lemmikud olid. et seal on nii mobiilikotte, spordikotte, käekotte nende printidega väga kus palju. koht, kus kohas? Etsis. Kusjuures me panimegi su nime taha, vaadake, kes nüüd näeb, see näeb, aga ma panen kommentaaridesse ka. see on siis www.etsi.com ja siis kaldkriips on shop ja siis kaldkriips juulipett ja KK on ju selline. aga siis, kas sul oli veel midagi, mingeid asju, kuhu sa veel paned, sa midagi niimoodi mainisid mulle? et mul on palju asju, mul on riided seal, et see on seotud ka minu esimese erialaga. et mulle ahah, meeldivad ilusad riided ka, et ikka. selline loosungiga kampsun näiteks. oota, hoia seda. taga on ka ja minu näit-, maa ja väga näha. kihvt. ja on väga hästi on see näha. sobib iluuisutajale väga hästi, mul on kotte ka sama temaatikaga seal. issand, kui põnev. eks, ja siis on veel selline kampsun. oota, hoia natukene. jah, hoia. aga see on ka sinu maalist siis nagu maha võetud, ja jah? kõik on minu maalidest prinditud.
issand, kui see on huvitav. T-särk, seal on isegi mul kleitide peal on tehtud nagu abstraktse mustriga ja väga, variante on väga palju. Ikoonidest on palju, näiteks kaitseikoonid, mis saab kuskile kinnitada sa mõtled enda siis sellised, kandmiseks. mingid sellised embleemid, et saad siia peale ja, ja, panna? jah, saab need endale kotti sisse kasvõi panna, et see on nagu sul kaitseb sind. issand, kui huvitav. Magnetid on olemas ja lihtsalt prinditud nagu lõuendi peale, erinevas formaadis. aga need Variante on, on väga palju, jah. need on sul kõik seal selles Etsis siis olemas? jah, umbes Ok, 90 eset juba on seal. väga huvitav. oota, aga sa mainisid, et sul on Facebooki leht. kas sul on Ja. Facebooki lehel ka sinna nagu viide olemas, et on sinna olemas, ma sinna panen ka neid pilte sealt ja Reelsid on olemas, kus on võimalik vaadata nagu videona mm? neid. aga need on siis sul ka kõik Okay. olemas seal Facebookis ainult või on seal Youtube'is ka juba? Youtube'is ei ole veel. okei okay., aga Ma sa eile paned, laadisin 2 maali, saab nagu lähemalt detailselt vaadata, mul on video nendest tehtud 2 aga esialgu. sul, aga sul on maale siis kui palju umbes, kas sa oskad mulle ütelda umbes? ma ei ole neid kokku lugenud ikka päris palju juba elu jooksul. lihtsalt osad on nagu lemmikud, osad ma üldse ei näita kellelegi, et nad ei ole ideaalsed, aga Mhm. jah. et selles suhtes, et sul on plaan nüüd panna sinna oma Youtube'i kanalile ka rohkem neid maale ja siis ma saan aru, et kui ma tulen nüüd sinu Youtube'i kanalile, eks ju, ja mulle meeldib mingi maal konkreetselt, siis kas ma saan ütelda sulle, et vot ma tahaksin selleteemalist näiteks, mis on kapuutsiga mingid pluused, siis ma saaksin sulle kirjutada ja siis saab selle kontakti sealt kätte sinu kaudu ja siis sa nagu teed no selle valimise. tegelikult saab sealt otse Etsist tellida, seal on mul tasuta saatmisega need kõik tehtud. aa, okei okay. ehk siis Etsi, kui lähed sisse, minu jaoks jah. on see võõras platvorm, ma ei tea sellest mitte midagi, siis ma lähen sinna ja siis ma saan ise valida, et mida ma nagu tahan, on ju, kas tahan Mhm. dressipluusid, käekotti, seljakotti või ma ei tea, mingit asja ja siis ma saan valida ise piltidest, mis ma tahan sinna peale või? seal on juba olemas nagu inimese seljas on juba pildid, kes ja, nüüd ja, ja. puhkab minema ja seal on kõik olemas juba, kõik on ilusti näha. minu kaudu muidugi saab ka tellida, näiteks need, mis on välja prinditud maalid siin kohapeal saab natuke 10% odavamalt neid teha. okei okay. aga siis, kui seda tahaks, Eestis. siis kuidas sinuga ühenduses saab olla, kuhu kirjutama peaks? no Facebookis ma olen ka olemas, Julia Koppel-Kase okei näiteks okay,, otse või, sinu nime peale saab kirjutada. või Gmaili saab kirjutada Julia Koppel 17@gmail.com. 17. jah, see on mu lemmiknumber ka. issand, kuule, kes see laulis seda laulu? 17 tuul ja torm, mingi laul oli, mäletad see? ja, jah. ja Black Velvet, ei, ma ei, oli Black Velvet või? me oleme sinuga samaealised, vaata enam-vähem, siis ma mäletan, see oli jah. nii selline 17 tuul ja torm, mingi selline laul, kes teab seda, pange see kommentaaridesse siia see, ma ei tea, miks mul praegu hakkas täiega. 17, saate aru? näete, Julia räägib seda no 17 on see sünnipäev, eks ju, et ta räägib, et ta on nagu tahtnud kogu aeg nagu omaette toimetada ja nii edasi, aga tegelikult vaadake, milline särts on tüdrukul sees, mida kõike ta teeb ja hoiab nagu justkui enda teada, räägib ainult Kalmerile seal vaikselt kodus, et kuule, ma nüüd nokitsen sellist asja. minu meelest on väga armas, et sa oled välja tulnud oma asjadega ja siin räägid ka meile. mul on selline küsimus täiesti nagu eksprompt tuli selline küsimus, näiteks mina kui ma tahaksin ka teha, mul on nüüd numbrite keel, eks ju, aga ma tahaks ka midagi sellelaadset teha. kas sinu käest saaks ka natukene informatsiooni, kuidas seal Etsis näiteks orienteeruda? see on ju mingi platvorm, eks ju, et kuidas seal toimetada, et kas seda infot saaks ka sinu käest küsida? no ikka ma olen seal natuke toimetanud, juulikuus alustasin seda, et see idee mul oli tegelikult väga ammu, aga nüüd meie uuel ajastul, kui on ai, ta teeb kõik automaatselt, see on nii lihtne tegelikult. Mhm. ei ole vaja, ma ei tea, mida otsida, kus ma seda teen, kus ma seda asja saan, ta kõik teeb automaatselt, juba kõik pildid on inimese seljas, juba on näha, kuidas see välja näeb ja kõik on olemas. Issand, see kui on umbes 7 aastat on mul on olnud see idee, et kottide peal ju just tahtsin printida, aga meil mitte kuskil Eestis ei ole see võimalik. Mhm. kui on, siis need hinnad on ulmelised. isegi Mhm. sealt Ameerikast või Hiinast prinditakse odavamalt, kui meil siin kohapeal teha. ja, ja.
no muidugi nad võtavad nii palju komisjone, et see lõpphind ei ole niivõrd odav, aga ikkagi mind hullult autori töö ongi natukene kallim jaa, võib-olla. selles suhtes ma saan väga hästi aru, mul praegu jäi nagu väga südamele see mobiilikott. et mulle meeldib ka selles suhtes ikka reisida, ikka mingi kord või kaks me käime seal kuskil mujal ja siis ma alati mõtlen, mul on mitte suur seljakott, mul on seljakott. ja siis on mis see on tänapäeval väga populaarne, selline nagu tissi alla läheb selline nagu pisikene kotikene. aga ta on nii miniatuurne, mul ei mahu alati sinna passid ära ja kõik asjad siis sa ütlesidki, et valikus on neid palju seal, palju neid oli, neid mobiilikotikesi Vist umbes oli 5, aga ma kogu aeg teen juurde neid. mm? kui -hmm. mul aega on, ma kogu aeg teen juurde, et oleks rohkem okei, valikut. väga huvitav. ja kui Ja ma ei eksi, kas sa mainisid ära, et praegu sa tegid veel enne jõule mingid soodukad ka sinna nendele see asjadele just sai läbi, aga ikka ma tegin soodsamaks, nii soodsaks kui võimalik neid kotte praegu. kotid just on mul jah, mm? -hmm. soodsamaks tehtud praegu. aga väga eelmine nädal oli lihtsalt kübernädal, siis oli veel -20%. okei, aga tasub piiluda sinna sisse, mind sellised asjad küll huvitavad. et jah, see on ja kunst no, nahast ja näeb välja nagu ehtne nahk, see mobiilikott on iga vist täiesti lemmik. et sa ise kannad seda kogu aeg ja ise kannan suvel eriti, siis mm? kui -hmm. mul oli probleem, et ma läksin lapsega välja, mul ei olnud telefoni kuskile panna, mul oli vaja lihtsalt telefoni kaasa võtta ja siis kukub taskust välja kogu aeg. ja on vaja ainult need väikseid asju kaasa võtta, siis on väga mugav. aga räägi, minul nüüd täiesti hakkas huvitav olema nüüd see, et mis sa ütlesid, mis sa ütlesid, mingid kaitseelemendid, mida saad kaasa panna. mis asi Mhm. see on, äkki räägiksid sellest ka, kuidas sa sellise idee peale tulid? mis asi see on, kas see on ka kuidagi seotud sinu nüüd selle käsitööga, sinu loominguga, nende maalidega või kust see info tuli sulle? no lihtsalt need ikoonid, ma tahtsin kuidagi need müüa, mitte suures formaadis, väiksemas formaadis. ja siis ma leidsin, et need on võimalik igat moodi teha, on võimalik nagu väikse magnetina teha, võtad lihtsalt kaasa või siis sellised, mis saab kinnitada, Mm-hmm. nagu vanasti olid need. ma tean küll, siit pandi kinni, oktoobrilapse märgid olid ja, kõik, ja pioneer, seda, alati valmis seda tüüpi on jah, sellised ümmargused. ja on väiksemad, suuremad, erinevas formaadis ka. okei okay. Kas sul on nende, ma ei tea, mis selle kohta siis ütelda, nagu sa ütlesid, need kaitsevad meid, eks ju, aga kui sul on neid seal erinevaid, kas sul on mingi lugu ka nende kohta rääkida seal? millist sa soovitad mingil hetkel, perioodil, noh näiteks nii nagu sa ütled, et oli lahkuminek, ma olen ise ka elus 3 korda lahkuminekut nagu kogenud, siis on küll, Mhm. mis sa naerad, lõpeta Jah. kohe ära, ma ütlen. ei, ma ei naera, ma lihtsalt, mul tuli oma meelde. ma tegin see ei nalja, ole, see ei ole kerge periood, ma tean. ei ole. aga seda oli vaja. elu läks paremaks lõppkokkuvõttes, kui nii mõelda tagantjärgi. jah, kõik selliseid asju on vaja, et mina ütleksin selle koha juures, et ei ole lihtne sellele siis, kui sa ka jätad suhte maha ja ei ole siis, kui sind maha jäetakse, mõlemad on väga valulised protsessid. Kindlasti. jah, et aga siis ma tean küll, et need momendid on väga rasked ja siis tahaks küll, ma ei tea, mida kõike, embleeme, ma ei tea, kette, kõiki asju, koerad, kassid, kõik siis tahaks nagu niimoodi ennast ära turvata. miks ma nagu mõtlesin, vaata, sa ütlesid väga kihvtilt, et sul on olnud esimesed maalid, mida sa oled teinud, et sealt nagu tuleb välja see sinu tundemaailm, see nagu rusutus, see nagu haiget saamine ja kõik asjad tulevad maalidest välja. et Mhm. seepärast ma nagu näiteks ma kannan maalat, on ju, ja nüüd mul tuleb enda isiklik maala, seepärast et ma tean, et maala kaitseb. et seepärast ma küsin ka embleemide kohta. et et mul on erinevad ikoonid, nagu esimene ikoon oli mul kaitseingel. mhm, see on kusjuures meil seal konstellatsioonide ruumis, et see kaitseb seal. mhm, et see on selline, et kui ma ise vaatan ja ta vaatab mulle otsa, ta on nagu elus. siis mul oli see Madonna öös mustal taustal. see lihtsalt, mul tuli see pilt, kui ma massaažis käisin nii, ja see pilt tuli mulle, kui ma lamasin seal ja siis ma tegin selle teoks. issand kui huvitav. siis mul on olemas veel Püha Pere. see oli kusjuures selline lugu, et ma kogu aeg mõtlesin, miks
see Maria on kogu aeg üksinda, ta ei ole ju mingi üksik ema, miks ta kogu aeg kõikidel ikoonidel üksinda on, siis ma leidsin, on olemas selline ikoon nagu Püha Pere, Mhm, terve pere ja selle ikooniga oli nii, et see on ka meil see konstellatsioonide ruumis. Et mhm. üks naine ütles, et see ravis ta migreeni terveks, ta vaatas sinna Jeesusele otsa ja siis migreen läks ära. Et nendel on tugev energia tegelikult. ja ma saangi aru selles suhtes, et tead, ma korraks hüppan su selle edukuse koodi juurde, et see on 877748, et mäletate siis neid, sina võib-olla, Julia, pole vaadanud, aga mul on üks selline lahe video, et kellel on siis sellised maagilised selgeltnägija või selgelt tajumise nagu võimed, siis need on need, kellel on siis sünnipäevas, kuus või aastas näiteks olemas seitsmed, neljad või üheksad. Ja siis ma ütlen ka seda, et need, kellel on siis edukuse koodis need olemas. sinul on näiteks seitsmeid nii sünnipäevas on ju 3 tükki. Noh, ütleme, kui võtame sünnipäev, kuu ja aasta, eks ju, siis on number 9 on olemas, 1900, no mul ka, jee. siis ka sinu edukuse koodis on 2 korda 7 ja 4. Ja kui sa tegelikult ütledki, et see käisid massaažis, peale seda tuli sul nagu see, mingid energiad hakkasid tööle, eks ju. ja sul tuli see mõte, et vaata, kuhu me nüüd jõudsime sinu looga, jah. mul on päris huvitav tegelikult elulugu olen ise ka põnevil, et mul nii huvitav elu on olnud raske, aga huvitav kas sa tahad veel jagada mingisuguseid asju, mida ma isegi ei oska võib-olla küsida? Et mulle väga praegu meeldis see nüüd, sa 2 korda vihjasid, et meil konstellatsioonitoas, kuna Kalmer Kase siis koolitab lausa konstellatsioone ja kõike muid asju. Kalmer ütleski mulle, et sa oled väga aktiivselt seal, toimetad koos temaga, noh, abikaasadena, et oli väga vahva ja see, et sinu need maalid, ikoonid, asjad, mis sul seal on ka ja need tervendavad ka ju kuidagi omamoodi neid inimesi, et nagu eriti huvitav. ja siis, kui sa räägid meil konstellatsioonitoas, kas teil on kodus see konstellatsioonituba? ja me oma kodus sest, tegelikult on üks ruum, kus Kalmer õpetab ja konstellatsioone teeme. sest sa vaatad kogu aeg paremale poole, mul on koridor on paremal pool. sa vaatad, kui meil sa on räägid. koridor, et alla saab sealt ja siis ma vaatan, et sa vaatad kogu aeg meil konstellatsioonitoas ja siis sa vaatad kohe sinna. no sealpool esimesel või see vahekorrusel meil siin selline huvitav planeering siin, vahekorrused on. väga huvitav, aga siis oota, kuhu ma tahan oma jutuga minna? Sa osaled seal konstellatsioon, mitte ei osale, aga sa nagu osaled selles ettevõtmises ja läbi nende oma ikoonide ja asjadega inimesed on tajunud seda tervenemist, ehk siis sedasama Etsy kaudu saab ka tellida neid, mis siis rinda saab panna või saab võtta kaasa või siis magnetina, neid saab ka kõik sealt kätte. no ja suuremat formaadi suudab lihtsalt nagu pildina välja printida, see, mis mul taga on praegu, see on kõige viimane maal, see on autoportree, kui on näha, paljud on öeldud, et tõesti, sa oled sina seal no on see on väga sarnane. käeloomad ka väga hästi ei näe, siin all on mm-hmm, karupoegadega ja siin öökull. mm-hmm. no seda saab sealt Etsy lehe pealt siis juba vaadata. No see veel ei ole, see on kõige uuem. Ah, okei okay. Kusjuures kaks inimest juba tunnevad selle vastu huvi, aga mul on vaja näiteks, kui on kuskil fotograaf, kes seda kuuleb, et mul on vaja neid pilte, viimaseid pilte nagu pildistada nii otse, et mm-hmm. need saaks nagu printida parema kvaliteediga, sest jah. Hm. kuule, aga teeme kohe üleskutse nüüd, sellepärast et meid ju vaatab ikka väga-mega palju inimesi ja ma tean, et teie siis, kes te olete kanalit tellinud, siis teid on mingi 2,4 tuhat, aga teate, ma käin ju ikka seal stuudio poole peal luusimas ja teid on ikkagi mingi 60%, kes ei ole kanalit tellinud. aga sellest ei olegi midagi, aga teie seas võib olla keegi fotograaf, kes saaks Juliat praegu selles asjas aidata. et ma saan aru, et sa oled ikka nagu otsid teda tõsiselt, et kirjuta siis Julia Koppel Kasse sinna Facebooki ja ütle, et nägin sinu videot. ja sina näiteks, kes sa ei tegele üldse fotograafindusega, et siis lihtsalt anna oma sõbrale edasi see video ja, või siis Julia andmed, et saate niimoodi. skaneeritud oleks parem, aga see tehakse ainult arhiivis, et see on päris kallis lõbu, sest tavalises koopiakeskuses skaneerides nii suuri maale või lastakse mingist rullist läbi, mis rikuvad pildi ära. Mm -hmm.
Need peab siis võtma õluandi pealt ära ja siis äkki keegi teab, kus saab need skaneerida ka Mhm, normaalse hinnaga, sest arhiivis on päris kallis see lõbu. Üks pilt mingi 25 € skaneerib. mhm. väga huvitav selles suhtes, et ma ei väga teadnud sellest huvitav. maailmast üldse mitte midagi. Minu jaoks on üks asi, mis on praegu väga hämmastav, minu mõistus ei võta seda vastu, aga ma ei peagi kõike oskama, sest ma olen ikkagi numeroloogia maailmas hõljuv. et see, et sa teed neid ikoone, maalid, eks ju, sa saad seda kuskilt inspiratsiooni, sa vaatad seda ja siis sa oled teinud ükskord näituse, võib-olla siit saaks üles kutsuda ka inimesi, kes sooviksid näiteks sellist maali endale organiseerida sinu teostest. See oleks ju ka üks väga Jah, huvitav mingis, asi. tegelikult mul oli see ammune unistus, et seal Keila ja lossis seda teha, aga kuidagi see ei tea, ei läinud see unistus täide, sest see on minu jaoks või mingis sellises kohas, kus on, sest need ikoonid sobiksid tegelikult kuskile lossi või nad on suuremad ka. selles suhtes, et vaata, Julia, alati on niimoodi, kui mingi asi ei õnnestu, see tähendab seda, et sul on midagi suuremat veel tulemas, on ju. alati peab ikka natukene käima ninaporist läbi ja natuke väike pisarapoiss ja siis sa mõtled, et okei, küll tuleb mingi parem võimalus. aga vot see, kuhu ma tahtsin oma jutuga jõuda, on see, et näiteks, et sa armastad oma neid maale niivõrd palju, et sul on tulnud nendega nagu selline suhe, nagu need on su lapsed. et sa ei ole Mhm. valmis loobuma, vaid sa oled valmis siis neid, ütleme, kopeerima ja panema hoopis kuhugi teistesse esemetesse, mis näitab ka tegelikult ju täielikku pühendumust oma nendesse toodetesse, et see on nagu megavõrratu. ma ei ole seda enne kuulnud. Ühe ikooni ma ikkagi müüsin maha, seda kasutatakse aktiivselt Mis, meditatsioonides okei okay. ja mul on nii kahju sellest, et siis kui ma selle valmis sain, mul oli kahju seda ära anda. asi on selles, et mul on raske loobuda nendest. see on nagu tükike miinus, ma annan selle ära, kuidas see on võimalik. aga jah, siis, kui sa neid niinimetatud kloonid, siis ei ole nagu mingit nagu probleemi sellega nii. mm. -hmm. ma tahangi näidata, mul on alati olnud, et ma tahan oma loomingut näidata. Mm -hmm. see, et esimene eriala, et inimesed kannavad minu riideid, mis ma olen ise läbi mõelnud, see on ka nagu koopiad ikka, loomulikult see on sama nagu näiteks sa Youtube'is ju ka, kui sa näitad nüüd enda neid maale, sa ütlesid, et sa panid 2 maali sinna, aga ma arvan või tähendab loodan, et sa paned neid sinna rohkem, et inimestel tekiks nagu kontakt. mina näiteks isiklikult küll alati vaatan, kui ma valisin näiteks numeroloogia kooli, kuhu ma läksin, siis ma jälgisin nagu vist vähemalt 3 inimest, keda jälgisin veidi Youtube'is, vaatasin seda, teist ja kolmandat ja siis tunnetasin nii nagu ma ütlen, et ma magasin selle tundega, et kes oleks mulle kõige parem ja mingi hetk lihtsalt lõi pähe. ma tahan teda. nii nagu sinu näiteks maalides, kui sul on nüüd Youtube'i nagu neid tulemas või siis sa ütlesid Facebookis, seal Facebooki grupis on sul, ma panen selle kontakti sinna ülesse, et sul on see valik olemas, siis on nagu väga hea ka tunnetada seda intuitsiooni kaudu, samamoodi nii nagu sa ütlesid, sul on need need väiksed medaljonid, ma ei tea, mis selle asja nimi on, medaljon. see on erinevas variandis neid jah. jah, et ka selliseid, et näiteks nii huvitav, mul ei ole vist käepärast selline, noh, on tegelikult, aga vaata, mis me reisidel tavaliselt näeme, on ju, on see silm. Türgis, Bulgaarias on see silm, on ju, aga see on selline üleüldine, lihtsalt mingi tavaline, mingi lublakas, mingi print peale ja järgmine. et samas see on jällegi ikkagi nii suure pühendusega tehtud nagu sinu printtoode, et sa oled sinna pannud nagu täielikult oma hinge, et sa ei taha originaali ära anda. ikoonid ma kindlasti ei anna mitte kellelegi, need on hindamatud minu jaoks. aga sul tuleb neid juurde, nagu ma aru saan, jah? no ma loodan, et kui tuleb inspiratsioon, ma hakkan kohe joonistama, see on viimane. aga natukene on aega olnud vahepeal, et ei ole teinud. peaks tegema uuesti. mul on isegi plaanis teha seda Ganeshat näiteks või seda Lakshmi, kumb see on see naine, ei tea. kes rikkust toob, see on mul tulnud järgmine nagu. Okei okay., ma ei tea sellest midagi. vaata, kui huvitav, ma tahan teha just sellist Zoomi koolitust nüüd järgmine aasta poole, et kus on meie ametid, mis amet sobib kõige paremini, kuidas numeroloogiliselt leida see oma amet, ehk siis noh, amet ja rikkus on ju ja see, kuhu sa peaksid siis minema.
et siis vaata, kui vahva, siis sul on need asjad juba kõik tehtud, on ju, siis sul on need medaljongid ja mis asjad, pisikesed asjad, sealt saab juba endale tellida, nii et hakka kiiresti toimetama. siis ma saadan kohe viite sinu lehele, et siis saavad sealt veel võtta endale lisa sellise power'i rinda või siis taskusse. kui sa said aru, mida ma nüüd räägin, et jah, mul on plaan avada siis inimestel, igaüks saab isiklikult vaadata, siis need numbrid ma annan seal tehted teile, kes kuidas saab piiluda, mida peaks jälgima. sinu puhul on küll üks hästi huvitav asi, mida ma kogu aeg raiun siin oma pead, et sul on elutee number 4. Seda ma tean. et ma olen pidanud number 4 selliseks suht nagu struktuurseks, suht selliseks süsteemseks inimeseks, hästi selline logistiline inimene, oled jah? peab paika ka või? no ja struktuur mul on ju sellised erialad olnud, see on ikka jaa. struktuur. eriala, nüüd on see, ma olen seda konstellatsioonikoolitust ka läbinud Mhm. mitu korda, isegi kui Kalmeri kõrval seal istunud esimeste gruppide juures, mitu Mhm. gruppi järjest nagu. nüüd on väike laps, nüüd ei saa väga olla seal, aga Mhm. olen kuulanud seda. et hästi huvitav, sest number 4 näiteks sinu puhul praegu ma ütleks, ma pole su sünnikaarti lahti teinud, aga ma arvan, et sul peaks olema seal 6 või number 15 kuskil, et mis viitavad väga palju loomingulisusele. muidugi 17 samamoodi on tegelikult väga loominguline inimene. et mina siin numeroloogina kogu aeg hoian kõrva kikkis ja õpin sinu pealt, et mis omadused on veel näiteks elutee numbril number 4, et teie ka, kellel teil nüüd on, ütleme edukuse koodis see 4. number on nüüd number 4, siis vaadake siin Julia järgi, me näeme väga hästi, kuidas see trigerdab, sest siin on nagu tegemist sinu puhul väga tugeva intuitsiooniga ja sa saad kuidagi ikkagi signaalid jooksevad sul kuskilt mingite lainete kaudu, saad inspiratsiooni ja sa oled täiesti pühendunud. ja mõned maalid on olnud isegi ennustused mul. Mhm. näiteks ma ennustasin endale 4. lapse. kui ma Kas vaatan seda maali, siis ennast just vahetult enne, kui ma Kalmerit kohtasin, ma joonistasin seda. Ma ei tahtnud ellu sees enam lapsi, mul 3 oli Maja ilm juba. kuidas see siis, issand, kuidas see siis välja nägi seal maali peal? no hingel näitab tulevasele hingele või see tähendab, ma ei oska öelda, seda on raske kirjeldada, et selle maali peal on nagu Tallinna linn ja siis on hingel ja siis laps, kes peaks sündima, siis ta näitab ema, et seal ema käib, näitas, kellele ta tahab sündida, no selle maali peal. no vaadake, te leiate selle maali. issand, kui õudne, saad aru, ihukarvad tõusevad praegu püsti kui vinge. appi, kas sa julged järgmist pilti siis teha? Rikkuse, kuule, vaata nüüd sa hakkad endale ennustada, sa ütlesid, et sa otsid seda rikkuse, seda, kes see nüüd oli, see 2 nime sa pakkusid välja. äkki sa läbi nende maalide, kui sa hakkad ennast nüüd järgi niimoodi vaatama, mis ajaperioodil sa tegid, äkki sa räägidki läbi maalide kogu aeg iseendast? veel üks maal on selline, et ma joonistasin kogemata seda ooperi Fantoomi. Mhm. kui ma läksin seda etendust vaatama, see oli täpselt minu maal, ma ei ole seda varem näinud, ma tahtsin seda vaatama minna. Läksin ja siis ma vaatasin imestusega, kuidas see võimalik on. mul üks on selline maal. issand, kui huvitav, täitsa lõpp. saad aru, see on nagu mingi müstikasaade praegu, mis me teeme sinuga. see ei ole üldse niimoodi planeeritud, nagu me alguses mõtlesime, aga see läheb nagu täiesti praegu vingeks. vot nüüd ma jälle natukene, ma kogu aeg mõtlen sinu numbreid, saad aru, peas ja mis nüüd ma arvan, et sinu 2 8, mis sul siin on, siis need ju tegelikult kaheksad, öeldakse, kui edukuse koodis on 8, siis sa oled nagu kas oota, kuidas on, käsi kullas või käsi mullas, on ju. no siis nii ja naa on olnud meil ja, on praegu just nagu teine periood ja mullas. aga samas, mis ma tahan nüüd nagu ütelda, see on see, et tihtipeale inimesed murravad pead, et aga okei, mul on see 8, aga no rikkust küll kuskil näha ei ole, okei, aga siin on kõik mentaalselt kinni. no sul on vaja muidugi, mingid kanalid nagu lahti blokeerima. lasta ja usaldada, aga mis number 8 teevad tavaliselt number 8 omanikud, sina oled veel jah, 17 sündinud, vaata. kogu aeg tahaks kontrollida situatsiooni. miks on niimoodi, miks on niimoodi, miks ei ole niimoodi, et aga saad aru, see 4 annab ka veel power'it peale, et okei, seal on küll tugev intuitsioon ja kõik muud asjad, aga ikkagi tahaks teada mul oli kokkulepe, ma teen ju ühe asja ära, siis tuleb. aga saad aru,
see, kuidas sa ütlesid, et sinu maalid tegelikult ju ennustas siis ütleme neljanda lapse, siis sul on väga tugev intuitsioon, aga number 8 tähendab ka seda, et sa muudad enda nagu karmad nagu ühelt lainelt teisele, ühelt sageduselt teisele, samas sa ka aitad väga palju teistel inimestel. noh, karma on nagu julm sõna, aga ütleme ikkagi nagu inimestel aitad nagu läbi sinu teoste ka ennast nagu parandada, paremasse nagu sinna maailma nagu saada või sagedusele, ma isegi ei oska praegu ütelda. ma praegu avastan täitsa Ameerikat tegelikult, kuidas sinul 8 töötavad. et väga huvitav, siin on vaja tead, mis õppida nagu väga palju asju on see, et usaldagi oma neid tooteid, mida nad siin teevad praegu või see sinu teosed, mitte tooted, aga sinu kätetöö, sest sa paned sinna nii palju ja sa peadki usaldama lihtsalt neil teha nagu edasi toimetada. lihtsalt mingi hetk see nende ikoonidega, just siis, kui ma last ootasin, mul see tekkis see asi, et ma tahtsin joonistada neid. ja siis sa pead tegema 5. lapse, et siis muudkui aga joonistad kogu aeg. ei aitab küll, mul on liiga vana selle jaoks juba. oh, see on nii naljakas, tead, mul on 2 korda ennustaja ennustanud mingi kas 2 aastat tagasi, siis paneb kaarte, siis ütleb, ohoh, kas sul on plaan lapsi teha? ma ütlesin, nalja teed või? ei, kindel ei. ja siis nüüd alles oli hiljuti ka, oli selline, vaatas see kaarditädi mul. noh, õigemini Maila siin paljudele tuttav on ju, Maila vaatab, et oi-oi-oi, nüüd ma küsin küll sulle otse nagu näkku, et kas sul on plaan last teha. ma ütlesin, et Maila, lõpeta kohe ära. ma ütlesin, kindel ei. ma ütlesin, ma ma nelikümmend ei seitse, tahtnud kuhu? ka. ja siis ta ütleski, et aga tead, mis laps tähendab hoopis mingit uut asja. ma ütlesin, no vot uue asja ma võtan vastu, aga laps las jääb juba lastele. et lapselapse vastu mul ka midagi ei ole, nii et, et kui suured sinul nagu need suuremad lapsed on? no poisid saavad mul 16 juba, no nii. kaksikud poisid. Väga lahe, väga Ja, vinge ja tüdruk saab 14. ja Ja väike. see kõige väiksem on 2 ja peale natuke. no see on selline, mis on, kuidas, oota, ma ei teagi, kuidas, kas eesti keeles on mingi väljend nagu, soome keeles on ildatähti. et selline, kes nagu tähekene, kes teeb nagu elu nagu rõõmsaks või toob nagu särtsu sisse. pesamuna on vist seda öeldakse mul on eesti jah. keeles, eks ju. kuule, aga ma arvan, et me võtaks selle asja nüüd niimoodi kokku, et ma nüüd saadaks siia nüüd ühe küsimuse kõikidele vaatajatele välja. et esiteks Julia otsib natukene, mitte natukene, aga päris tõsist abi, näiteks kes on fotograaf või fotograaf, kas skaneerib skaneerida, ma tahaks skaneerida, oleks täpsem neid. mm. -hmm. et Ah, jah, ma ei leidnud sellist kohta, ainult see Rahvusarhiiv, kus need restaureerimise tehakse, seal tehakse väga kalli raha eest seda. mm. -hmm. et võtke ühendust siis Julia Koppel-Kase, kirjutage Messengeri talle isiklikult ja tehke koostööd. siis oli üks koht, mis veel mul jäi meelde, et see, et kui sa oled kuskil võib-olla mõisaproua või siis seal kuskil mõisas või mis siin veel, kirikud näiteks sobivad võib-olla sinna, ma ei tea, kuhugi kirik oleks sinna. eriti äge aga ma ei osanud sellest asja unistadagi, et kirik. Aga no miks mitte? No näiteks mina olen pärit Tudulinnast ja ma tean, et meil on seal siis uus kirik, on ju, noh, uus ja uus, aga ikka väga, ma ei julge välja ütelda, kui vana, aga seal on veel ka vana kirik, mida siis ka restaureeriti. ja kindlasti on ju kuskil selliseid hooneid, maju, selliseid vanu arhitektuurseid, kuhu näiteks sinu maalid väga hästi sobiksid näituseks. et palun teie, kes te nüüd vaatate seda, kas te olete tellija või olete lihtsalt niimoodi, kes piilub praegu siia mu kanalile, siis vahet ei ole. et aga võtke Juliaga ise ühendust, konkreetselt Julia Koppel-Kase, et kirjutage talle sinna või siis siin on. ja kui te noh ei leia mingeid kontakte, siis kirjutage numbritega@gmail.com, ma aitan teid, ma viin teid kokku Juliaga. et võib-olla ei ole Facebooki, ma tean, paljudel ei ole Facebooki. et, et aga Instagram on sul ka, ei ole? Instagrami. ei, Instagrami ei, ma ah, korra tegin seda, et vaadata, mis mu laps teeb, aga siis ma kuidagi ei ole kasutama jäänud. vaata, kui kihvt, Julia, ma tahan lihtsalt ütelda, et me oleme sinuga 1 aasta lapsed ja minu jaoks ka, saad aru, Facebook, Whatsapp,
ja that's it, noh, Youtube on ju, siis TikTokis ma teen ka ainult nagu töö pärast seda ja Instagram on ka minu jaoks no. et selline, et nagu liiga palju on liiga palju, et ma ei ole ja selline. TikTok, mulle tundub, et see on noorte asi. aga me oleme noored ju, me oleme noored, südamest oleme ikka noored mu ju. tütre näiteks 14-aastane on TikTok. ja et selles suhtes, et võtke siis ühendust, parem on siis see, et kui otse Juliaga, aga kui te ei saa Julia kontakte kuidagi kätte või teil ei ole Facebooki, siis kirjutage meile ja pange sinna pealkirjaks näiteks Julia, siis ma saan kohe aru, millest jutt on. ja, ja nii lihtsalt ongi ja sina, kes sa nüüd kallis kuulaja siin oled ja mõtled, et sinu edukuse kood on ka näiteks 87748, et kommenteeri ka siia, et kuidas sinul see töötab, see numbrite kombinatsioon. Siis kui julged, kui tahad või siis teate, mis üks variant on ka, et ei pea nagu selles suhtes kommenteerima, et konkreetselt vot minul töötab niimoodi, minul töötab niimoodi. pane lihtsalt näiteks süda siia ja siis ma saan aru, et see on see, et sul nagu match'is täiega sellega, et jällegi nagu selline vahva arusaamine. kas sul on, Julia, midagi, sa tahaks veel midagi meile öelda? sinuga on päris põnev vestelda, ma juba vaatasin siis, kui sa Kalmeriga tegid seda podcast'i, et sa oskasid Kalmeriga nii vestelda, et oleks huvitav vaadata. jaa, Kalmer vahest tal on mõnikord nii, et läheb natukene, räägib liiga üksluiselt, et kui ta ise peaks rääkima. aga ahah, kui sa oskad nii hästi teda nagu rääkima panna just teises suunas kuskil, kus ta no, ise ei oska nagu, siis päris põnev oli see saade. no kuidas sul tundub meil sinuga praegu vestlemine, et on see ikkagi põnev? ma tuletan meelde, et meil veel salvestab see, et igaks juhuks. kas jah, on lihtne oma loomingust rääkida niimoodi kõigile või pigem on see selline nagu selline, et huvitav, aga veitsa nagu hirmutab veel ei ole, ma tahaks rääkida, mulle meeldib näidata oma maale, et mul on see Facebooki leht juba päris ammu. mm? -hmm. lihtsalt näitan, mis ma teen. mis mul on sul see, publikut tegelikult vaja. no publikut vaja, no näete, siin on see koht, et lähme hüppame sinna Facebooki, ma panen Facebooki, ütle veel praegu see Facebooki see konto, mis sul on, see rühm siis, grupp, kus kohas sa Julia Koppel-Kase Art Gallery, nagu inglise keeles kirjutatakse, mm-hmm. kunstigalerii. okei okay., siis mul on siin üks hea abiline, üks väike inglikene, kes alati võtab tekstist välja kontaktikohad, kus saab neid asju, et inimesed saavad siis kohe selle leida, ma panen selle ka siia veel eraldi kirjeldusse. ja Youtube'is olid sa, mis nime all? Julia Koppel-Kase vot niimoodi, on saite jah? sama. saite, jah. ja et siis Facebookis peab vaatama albumeid, seal on mul nii sisearhitektuurseid projekte, seal käsitööd, siis on maalid, vanad maalid, mul on väga palju seal albumeid, kui vaadata. ja siis väga ma reklaamin seda Etsit, need on lihtsalt postitused. mm. -hmm. no väga vinge, põhimõtteliselt peakski alustama sealt sinu Facebooki grupist ja Youtube'i sa arendad edasi, sa paned sinna oma teoseid juurde ülesse, et me saaksime siis seal ka sisse piiluda. ja mulle väga jäi praegu see käekott nagu sinna kiusama mul oli mind. ka väga see lemmik, sest see näeb välja nagu ehtne nahk ja siis sinna on veel prinditud see no ja. näita seda veel korraks. oih, kuulsin, et pidi. vaata, et sa koera ei võta. ah, siin selline. see on ingli teema on mul olnud ammu juba. Mhm, see ingel, kes kaitseb nagu maad. mhm, väga kihvt. Selle teemaga on mul veel need, see kaarditasku, kus saab pangakaardid panna, see nagu kaitseb. Kalmer on selline, aga praegu on tal kaasas. ahah, issand, kui põnev. pangakaardid saab hoida seal ja see on ka seal sellise Etsi, sama see on pildiga. ka Etsis olemas seal. jah, see on väga palju erinevaid asju, mis on tänapäeval võimalik valmis teha. mega huvitav. no näete, nii et kui kellelgi on veel ka küsimusi, kuidas Etsi töötab, et siis saab ka sinu poole pöörduda, et annad natukene juhtnööre. seepärast, et noh, meid on siin erinevaid inimesi, kes praegu vaatavad, et igaüks nopib siit midagi. aga teate, täname Juliat selle eest, me saame kõik aplodeerida sulle, Juliakene, ja minule eelkõige aplodeerime teineteisele, et selles suhtes, et minu meelest oli väga vinge saade.
hästi huvitav, saad aru, mul jäid praegu kõige rohkem kaks asja, mis mind praegu kummitavad. et seesama, see kott on ju, ja siis mulle väga meeldivad igasugused sellised sümboolsed kaitsejutud, mida ma kaasas kannan. et noh, see nagu ma tegin nalja, see mingisugune, mis on oktoobrilapse märk, eks ju, aga mingi inglikene, et mulle meeldib, sest mul on selline telefonitasku näiteks, mis ma panen siia sisse, kui ta siia sisse mahub, siis ma panen ta siia kindlasti, sest mul on mingi selline, oh, sellist asja sa võid ka teha, telefoni need kaaned. vot see, saad aru, mis ma praegu mõtlen? no ma ei ole sellist näinud, kus saab vahele panna, päris huvitav on. ja ma isegi ei tea, kus ma selle sain, aga mulle kingiti õigemini see, aga ma ei tea, kust see on saadud. siin on need kaardid, aga mõtle, kui kihvt siia oleks panna see sinu kaitse mingi asjakene. ja no siis sellised samas seal vist ei ole. mul on lihtsalt ka telefonikaanad on olemas seal ka selle ingliga ja veel mingi on ka või? kaks varianti. jah, no vot, otsi sellised ka. aga sellist ei olnud seal minu arvates. no siis mõtle, mulle väga meeldib see, sest mina ei oska neid libedaid kanda, et aga kotti ma tahaksin juba sinna, et kui ma reisile lähen, et siis ma olen väga inglitädi selles suhtes, et mul on vähe ingleid kodus, aga mul on teatud kohtades inglid. õues on mul üks ingli selline väikene postamendikene, ostsin ühest poest ja siis see ingel vaatab mulle alati köögiaknast sisse. et mulle väga meeldib selles suhtes ja mul on autos ka inglikesi, nii et minule väga sobivad sellised teemad. okei, nüüd me jäime jutustama, kuulge, aga unustasin kinni panna, nii et hakkame edasi jutustama Juliaga veel, aga teie kindlasti käige ja vaadake. ma kuidagi nii läksin praegu oma maailma, aga ega see oli vajalik järelikult. et kommenteerige meile, aitäh, kallis Julia. et aitäh. egas midagi.